ma täiega venitasin selle vlogi alustamisega, sest ma nii lootsin, et läheb natukene valgemaks, aga täna on pilvine ilm, nii et tundub, et seda meil ei juhtu, olemegi sellistes hämarates oludes. Jumal tänatud, et meil vähemalt kuuskond toas, et natukenegi siia seda sära ja valgust juurde anda, aga ma mõtlesin, et ma võtan teid paariks päevaks endaga kaasa. Sest toimuvad mõned asjad, mida ma ise tahan mäletada, näiteks see, et piisikene läheb oma esimesse võimlemistundi lähed, jaa, just, vau. Ja mulle tundub, et tasapisi tegi täna hommikul juba esimesi roomamise liigutusi, nii et äkki saab selle kaamerasse. Ühesõnaga, lihtsalt koos toimetame mõned päevad ja kõige esimese asjana meil vaja välja nuputada, kuidas ja mida teha pisikesele jõuludeks, sest ma olen siia, ma näitan teile, Peikale valmis teinud juba 12 Days of Christmas pakikesed, aga ilmselgelt pisikene veel šokolaadi ei söö ja mänguasjudele nii palju kinkida ei taha. Me üldse üritame ise väga vähe mänguasju osta, et pigem siuksed üksikud arendavad, sest nagunii kõik kingivad mänguasju. Oi, sul hakkab uni tulema, jah? Varsti lähme autosse und magama. Ja siis olemegi juba võimlemistunnis kohal, nagu näksti. Aga mu esimene mõte talle on teha selline kingitus, et ma õpin ära 12 eestikeelset lastelaulu, sest praegu vaesekene peab kuulama on repeat, kuidas ma laulan mingisuguseid ingliskeelseid laule, mida ma lihtsalt kuskilt mäletan või tean, et mul väga ei ole kuidagi talletunud need lapsepõlve igasugused laulud, et me siin Peikaga aeg-ajalt üritame meenutada, mingi rong seal sõitis tšuh-tšuh-tšuh ja põdral maja metsa sees, aga äkki ma õpin sinu jaoks ära mingisugune hunnik laule, mis sa arvad? Mis sa arvad? Või kui teil on paremaid ideid, pange aga kommentaaridesse, hea meelega vaatan. Aga me hakkame siis tasapisi riided vahetama ja auto poole minema, sest ma loodan, et ta teeb oma esimese une meil ilusasti autos, et me saaksime võimlemistundi kohale jõuda juba puhanud ja värskena. Radio up and the blinds pulled down. You love it when nobody's around. I wanna call out Pound Town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. So give me a minute to catch my breath. Me käisime pisikese kõige esimeses võimlemises ära ja oh my god, see oli nii äge. Ma räägin natukene vaiksemalt, sest ta teeb oma teist tudu ilusasti siin, et kui me kohale jõudsime, siis ta lihtsalt oli nii sügavas unes, et ma võtsin ta koos turvahälliga sinna saali kaasa, lootuses, et ärkab üles, aga tärkas alles siis, kui ma hakkasin tal riided seljast ära võtma, nii et tal oli kohe full on actionisse ehk et trenni ja ma tükk aega mõtlesin, et ma ei hakka sinna võimlemisse minema, et me nagu nii kodus võimleme, et mis seal nagu nii teistmoodi saab olla, aga see oli nii äge, ma ei oleks pooli neid asju teha üksinda kodus ja no Mari on lihtsalt treenerina super. Käime tema juures ka ujumas ja siis ma teadsin, et okei, et temaga on kindlasti äge, sest ta on hästi rõõmsameelne, hästi asjalik ja hästi energiline, nagu väga minu tüüp inimene. Ja ühesõnaga, kuna meil ujumises meeldib, siis mõtlesime, okei, et lähme käime, siis proovime selle võimlemisega ära ja oh my god, see on vist muus lemmik. Või noh, okei, need mõlemad on nagu nii ägedad. Et kindlasti jätkame, et korra nädalas käime siis võimlemas ja korra nädalas käime ujumas. Et 2 sükest toredat päeva, kus me oleme kodust väljas ja ta saab korralikult trenni teha ja peale seda võimlemist, kuna tal see aken oli veel päris pikk, ärkveloleku aken, siis me käisime, vaatasime ka vanni meile uude majja, et aru saada, et milline äravool meil on vaja sinna teha, et ma väga-väga tahan endale kivivanni. Aga need on ulmekallid, nii et peame mõtlema ja vaatama, kuidas meil see õnnestub. Ja siis, kui me koju jõudsime, aitas pisike mul veel ilusasti pesu ära panna ja nüüd me olemegi siis siin kärutamas teist und. Loodetavasti tuleb see mõnusalt pikk.
ma lähen võtan meile pakid ära, pisikesena tuli üks pakk ja siis võtan endale midagi head. Ehk siis kokat ja šokolaadi. I'll be damned if I'm leaving without you. Tegime pisikesega tunnise tiiru, aga talvelund jagub, nii et ma jätsin ta hetkel siis terrassi peale tuiduma. Vaatame, kauaks tal seda jagub, et ma proovin vahepeal nii kaua äkki teha lahti need pakid, millel me järel käisime, et kõige esimesena võtame äkki selle, mis ma for kids, midagi sükest e-postist tellisin, ehk siis kõige olulisem asi praeguseks kärutamise perioodiks oli see, et mul oli vaja vankrikindaid. Oh my god! Ja ma valisin siis siuksed Naielli vankrikindad. Oh my god, need on massive ju. Siuke klassikaline must, väga mõnus, nagu suured, cozy'd. Paneme kohe vankri külge ära, seepärast, et ma olen see tuulepea, kes läheb õue jalutama. Õues on mingi 2 kraadi ja siis ma 2 minuti pärast avastan, tämit. Ma unustasin kindad kaasa võtta. Nii et need on kogu aeg vankri küljes olemas ja vähemalt mul on natukenegi käed sossud. Ja siis samal teemal ma otsustasin, et pisikesele on ikkagi vaja, kuna tal meeldib vankrist ududa, siis külmemateks ilmadeks on tal vaja ikkagi midagi Merino villast. Nii et võtsin siukse kombekese. Ma ei tea, mul pole endal elus ühtegi asja olnud, mis Merino villast oleks. Tundub väga mõnus ja no mulle nii meeldib see värv teiega. Siis ma mõtlesin, et siia juurde siuke väike tuukrisega, et kael oleks ilusasti sossus. Eriti kui nad vanaemaga seal maal ringi jalutavad, hobuseid vaatavad, et siis kuskilt kukal ei oleks paljas. Ehk siis see oli esimene pakk. Ja siis teine pakk on Nextist ja siin peaksid olema pisikesed tudjukad. Me ostsime talle tegelikult tudjukoti, aga siis meil unenõustaja nägi seda story't, et me ostsime talle tudjukoti ja ta oli nagu, et Kairi, äkki te ei kasutaks tudjukotti, et proovigi ikkagi ilma, et tudjukotti ta ei saa enda pealt maha lükata, kui tal on palav, nii et tal uni võib olla rohkem häiritud. Seega me jätame selle tudjukoti siis selleks, kui me läheme kuhule reisile ja ta on enda reisivoodis, aga muidu siis, oh my god, okei. See, mis ma tellisin, seda ei tulnud ja ühte asja tuli topelt. Okei, peale oma tellimus üle vaatame, äkki see tuleb mitmes osas. Character sleep suits. Okei, tundub, et tuleb mitmes osas, jah. Et seda teist ei olnud, ehk siis jõulutudjukambesid ei olnud, aga vähemalt see olulisem asi jõudis kohale ja millegipärast tuli seda topelt, aga noh, ease what it is. Ma mõtlesin, et isade päevaks Elli võiks kinkida siis issile siukse tudjuka, et I love daddy. Teeb endale kingituse, aga natukene ka nagu issile kingitused. No. Ja mina teen siis isadepäevaks Peikale kinkekaardi. Kipi tattoo salongi, et ta mainis kunagi, et ta tahaks teha sellist tätoveeringut, mis oleks kuidagi Elliga seotud. Seega saab siis nüüd minna teha ja ma mõtlesin, et täna õhtul, kui me lähme Rocca al Mare Sportlandist läbi, et siis ma äkki võtan talle sokid ka, et Lili poolt on siis sokid, Elli poolt on see tudjukas ja minu poolt on siis tattoo kinkekas. Et selline isadepäeva mõttelõng oli mul, aga nii nunnu. Vähemalt see on mega mõnus materjal ja I love my daddy. Ma muidu ei ole väga sükeste disainide fänn, aga ma arvan, et isadepäeva puhul on see nunnu, nii et egas midagi, ma lähen söön rahulikult, kuni Pepsu magab, vaatan natukene YouTube'i ja siis oi, see trukk juba läks siit natukene katki. Ehk kvaliteet võib-olla ei ole kõige parem. Ma ei tea. No ajab asja ära, ei ole hullu. Ja noh, mul on ju teine veel. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way.
down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. Lasanja läks just ahju ja pisikene teeb ikka veel oma tuidu. Tundub, et võimlemine väsitas korralikult ära, nii et ma mõtlesin, et ma võtan meie maja plaani ette ja hakkan nuputama, kus võiksid olla pistikud, lambid, valgused, kõik asjad, sest järgmine nädal läheb juba elektrik maja peale ja hakkab kõike vedama. Ja ma küsisin Instagramis ka teie käest, et mis on nagu kõige suuremad failid olnud, mis teinud olete elektriga seoses, et me saaksime neid vältida. Ja ma arvan, mingi 50 inimest ütles, et nagu pistikuid ei ole kunagi piisavalt, et pane igale poole pistikuid ja siis samas Heel ja Sillemaa kirjutas selle peale, et kõik ütlesid meile, et pistikuid ei ole kunagi liiga palju, nüüd meil kõik seinad on lihtsalt pistikused. Ehk et ma üritan kuidagi leida mingisugust vahepealset balanssi. Hästi hea nõuanne oli see, et proovi juba välja mõelda, kuidas su toa asetused saavad olema, et siis on palju lihtsam mõelda välja, et kuhu sa tahad pistikuid, kuhu sa tahad valguseid. Ja hästi arvas oli, et üks kirjutas, et nagu ma ei tea, et mul on küll laelambid, aga ma ei ole neid kunagi kasutanud ja ma hakkasin mõtlema, et mul on täpselt sama, et me nagu ei kasuta mitte kunagi neid suuri laevalguseid, sest see valgus on lihtsalt liiga intensiivne, aga samas nagu weird oleks teha ka maja ilma nendeta, nii et need jäävad. Lihtsalt ma mõtlen selle peale ka, et võimalikult palju oleks kohti, kuhu ma saan panna aksentvalguseid, eriti arvestades, et tegemist on jõuluhulluga, kellel on vaja tulesid igale poole toppida, aga hakkame siis süvenema, et vähemalt meil on natukene lihtsam, et kuna meil on tüüpprojekt, siis on mingisugune lahendus juba nende poolt ette tehtud ja nüüd ma pean lihtsalt vaatama, et kas sobib meile või tahame me siin midagi muud magada, et me paar asja juba oleme pannud, mis me siin mõtleme, eriti siia välja terrassi peale, aga vaatame veel. Like a light in the night, you will always be my home. Käisin, kontrollisin just pisikese hingamist mingi miljonis kord või midagi siukest, sest ta on maganud üle 3 tunni. Nagu ma ei tea, kelle laps see on, aga minu laps ei maga päeval üle 3 tunni. Nagu, what is this? Kas päriselt võimlemine väsitas nii ära või nagu ma ei tea ausalt öeldes, mida oma ajaga peale hakata. The way you smile when your feet hit the sand. It's the way you laugh when the waves come again. I wanna bottle it up and never let it go, 'cause you're my boy forever, you know. Never wanna forget these days. Käisin just kiirel linnatripil, sest mul oli tepiaeg pandud, nii et Peika tuli koju töölt ja jäi kohe pisikesega, et mina saaksin ilusasti ära käia ja ma ei tea, nii mõnus ikka, et ei pea ise absoluutselt muretsema selle pärast, et jalgu raseerida või midagi muud taolist, et Liis on lihtsalt nagu imeline inimene, ta teeb nii head tööd ja iga jumala kord, kui ma käin, siis ma saan nii palju nõuandeid, nii lapsevanemluse kohta, maja ehitamise kohta ja nii edasi, sest ta on ise nii tark ja laia silmaringiga inimene. Ehk et väga hästi veedetud tunnikene. Nüüd ma lähen aga oma tissidega ilusasti pisikese juurde tagasi ja ma arvan, et teiega jätkame juba homme. Me jõudsime just pisikesega tema esimeselt vankritudult tagasi. Oli oodatust kordades lühem, aga ma jõudsin vähemalt üle vaadata küsimused, mis mulle saadeti, sest õhtul ma lähen annan ühe intervjuu, et kuigi ma hetkel nii-öelda esinemisotsi vastu ei võta, sest ma olen natukene ikkagi sellest turundusmaailmast eemal, siis tudengitel oli natukene abi vaja, et rääkida persoonibrändist ja siuke üldisem teemakäsitlus, aga ma mõtlesin, et okei, ma leian selle pool tundi, et minna ja aidata neid, sest ma mäletan ise tudengina, kui raske oli saada inimesi rääkima. Seega vaatasin neid küsimusi üle ja jalutasime rahulikult, aga see jäi nii lühikeseks, sellepärast, et emme pani natukene pange riietusega, ehk et ma riietasin ennast üle, ma riietasin pisikest üle,
sest õues näitas, et on 8 kraadi, aga see on nagu mingi mega soe 8 kraadi. Ehk siis sul hakkas lihtsalt palav, jah? Sul hakkas palav ja siis sa ärkasid üles selle peale, et palav oli. Mis on natukene pahasti, sellepärast, et meil on vaja ujumistrenni minna. Nii, ma panen fookuse paika. Meil on vaja ujumistrenni minna ja ideaalist oleks võinud ärgata täpselt enne seda. Aga nüüd jookseb siis ujumistrenn ja uneaeg kokku ja saamegi teada, mis juhtub siis, kui me une ajal ujume, et kas pisikene unustab ära, et on uneaeg või muutub ta väga crankiks, sest üldjoontes seal ta on nagu nii mega happy. Et eks me saame nüüd siis teada. Ideaalne päev ei saagi iga päev olla, et seekord siis meil ajagraafik niimoodi. I know sooner or later it will come, the day that I know I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look at my window to see what the universe has in store for me. People passing by in the street will be smiling at me, 'cause they already know what it's like being in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can't just stop hiding out. Jõudsime koju tagasi ja tuleb välja, et pisikene prioritiseerib ujumist üle magamise, ehk et ta ei olnud isegi sükest nägu seal basseinis, nagu tal oleks uneaeg. Et alles siis, kui me jõudsime autosse tagasi, panin ta turvahälli, siis ta kustus lihtsalt sekundiga ja ta oli nii autis, et ma sain temaga ilusasti käia T-särgipoest läbi, sest mul oli vaja anda sõbranna lapse sünnipäevaks üks kujundustrükki ja siis oma isa jaoks üks pusa kujundustrükki. Ehk et saime selle tehtud, saime Lili toidu haaratud ja nüüd me oleme kodus ning ma nii tahan süüa. Ma olen mega näljane ja ma üritan praegu mõelda, mida ma saaksin kiiresti teha. Tegelikult on täna plaanis see kõrvits seal ära teha, sest ma ei taha teda raisku lasta. Ma küll ei ole väga suur mingit kõrvitsapüreede fänn, aga äkki kui on ise tehtud, on okei. Aga see tundub nagu see võtaks mega kaua aega, ehk et ma üritan nuputada mida kiirelt süüa, enne kui me läheme selle pisikesega juba vankritiirule, sest hakkab 3. uneaeg. The sky will spread open its clouds, so the sun can just stop hiding out. The windows will open and sing like birds that are spreading, that are spreading. Sellest aastast kõige kaasaegsem teletehnika. Otse-eetris on käidud, jõudsin juba koju tagasi, tulin Liliga just õue ja ma mõtlesin, et ma muljetan ka teiega natukene lihtsalt, et nii äge on lihtsalt olla tudengite energias, nagu 20-aastaste positiivsus, sära, see on nii äge oli ja täiega siuke nostalgia tuli endal, et tuli meelde, kuidas ma esimest korda BFM-is olin, kaamera ees ja milline närv mul sees oli ja nii äge lihtsalt. Ma ei jõua ära oodata, et näha, kes neist saavad. Justkui, sest nad on justkui nii oma elu alguses, et kas mõni neist on järgmine Keili Sükiainen ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga olles ise muidugi teinud juba sadu laive, siis ma tean, et alati on midagi, mis aia taha läheb. Ja kahjuks neil ka siis nii-öelda esimene live saade paraku oli ikkagi väike apsakas, et arvutid hakkasid seal mingit update'i tegema, nii et korraks oli eetris tühjus, aga nad said väga ilusasti hakkama, lahendasid kiiresti olukorra ära, ehk et üli positiivne kogemus. Mina tundsin küll, nagu oleks professionaalses telesaates, et mul oli mikrofon küljes, mul oli stage manager, kes suunas mind siis, kui minu kord oli,
ja sain kommikarbi pärast tänutäheks ehk et üli tore kogemus ja egas midagi, ma ei tea, ma loodan, et ma rääkisin teile ka mõistlikku juttu, sest teie olete ainsad täiskasvanud enamus ajast, kellega ma räägin, et muidu ma olen ju Ellikesega koos kodus ja räägime ainult Lottest ja Muumiorust ja Kuku käge põhimõtteliselt, et ma loodan, et ma suutsin formuleerida mõistlikke mõtteid. Aga kuna pisikene magab juba kodus, siis ma siinkohal lõpetangi vlogi ära. Aitäh, et vaatasid ja näeme varsti jälle. Tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark.